Täna vaatame natukene tagasi. Karin nimelt tegi meie YouTube'i kanalis 2018 aasta mai ülevaates kokkuvõtte sellest, mida võiks tuua endaga kaasa uraani sõnnimärgi transiit. Nüüd, kus uraan on hakkamas taas märki vahetama, sellel suvel siis ta liigub edasi kaksikute märki, on paras aeg tagasi vaadata ja mõelda sellele, mis siis täppi läks ja mis sellest transiidist siis tegelikult inimkonnale võib-olla kasu on olnud ja võib-olla mis mitte nii kasulik, aga vaatamegi siin siis või kuulama õigemini seda, mida Karinil öelda oli ja siis teeme kokkuvõtte. Nüüd üks olulisem sündmus, mis on tulemas maikuus, on kindlasti uraani sisenemine sõnnimärki, mis saab olema siin 15. mai õhtul. Siiani on liikunud siis uraan jääramärgis, mis andis meile võimaluse seista oma enda soovide ja õiguste eest. Nüüd aga liikudes sõnnimärki, mis valitseb raha ja omandi üle peamiselt, võime siis järgneva 8 aasta jooksul näha muudatusi pangandussüsteemides, valuutades ja ka välisettevõtetes. Et uraan, mis valitseb astroloogias tehnoloogia üle ja uuenduste üle, viitab siin siis sellele, et ilmselt internet, krüptoraha, üle interneti tegutsevad ettevõtted ja üldse ettevõtlus on need valdkonnad, mida hakatakse ühe rohkem ja rohkem kasutama ja need toovad kaasa majanduses muutuseid. Nüüd isiklikus plaanis soovitakse siin suuremat vabadust just tööalaselt, mis tähendab seda, et ka need, kes on siiani töötanud rangetes kontorireeglitega ettevõtetes, hakkavad ilmselt tundma vajadust suurema vabaduse järgi. Ja ettevõtetel on surve muuta töö vabamaks, rohkem kodukontori võimalusi ja tööaja suhtes vabamaid tingimusi andes. Seega suur osa ettevõtlusest ja teenimisest kolib ilmselt üle internetti ning ei soovita olla kohapõhiselt kinni oma teenimisega seotud tegevustega. Aga seda siis alates 15. maist ja aega on selle kõigega tegeleda lausa 8 aastat. Et järk-järgult hakkavad need toimima. No nii, et kes siis ära tundis, et ilmselt on vägagi palju siin täppi läinud. No, kui me mõtleme tagasi, mis siis viimased 7-8 aastat on toonud, siis kindlasti on siin uued tehnoloogiapõhised finantsettevõtted nagu Revolutwise ja muud sellised. Et pangandus on väga palju arenenud, ka krüptoraha esiletõus, nimelt siis nagu Bitcoin ja teised seal riburadapidi said aina tuntumaks ja neid on tulnud siin ka üha juurde. Digitaalne pangandus, interneti- ja mobiilipangandus ja kontaktivabad maksed muidugi muutusid täiesti normiks selle aja jooksul. Ja ka riigid hakkasid uurima digitaalsete valuutade loomist, ehk siis CBDC, nagu neid nimetatakse. Interneti ja tehnoloogia roll loomulikult majanduses on ka üha aina kasvanud. Nimelt internetikaubandus kasvas siin plahvatuslikult. Ka selline võib-olla platvormi või jagamisplatvormid nii-öelda nagu sõidu jagamine, kullerid ja ka töö vahendamine online-platvormide kaudu. Ja ka ettevõtted kolisid oma taristut ja tarkvara pilvepõhistele lahendustele, et seegi selle transiidi üks selliseid ilminguid ja loomulikult kaugtöö normaliseerumine, et eriti just pandeemia ajal muutus siis kodukontoris töötamine laialt levinuks ja nii ta on ka enam-vähem siin jäänud, et üha rohkem ettevõtteid hakkas pakkuma paindlikumaid töögraafikuid ja iseseisvamad ja projektipõhised töövormid muutusid samuti siis populaarsemaks. Kasvas ka arusaam, et tööd saab teha sõltumata asukohast, ehk siis digitaalne nomadism hakkas siis levima. Selle uue transiidi osas me juba oleme sellest rääkinud 2025 aasta ülevaates, et seda tasub ka kindlasti
järele kuulata, ka seal on päris palju juba, mis on nii-öelda aktuaalne olnud ja ka materialiseerunud, aga siiski ma soovitan soojalt neid ülevaateid ka aeg-ajalt uuesti üle kuulata, et seal on päris palju huvitavat. Aga mida siis kaksikute uraanitransiit endaga kaasa võiks tuua lühidalt, et kindlasti AI revolutsioon ei pidurdu siin, et seda me näeme siin üha enam suhtluses, sisuloomes, infokäitluses ja mõjutab ta meediat, turundust, haridust, igasuguseid valdkondi. Ja loomulikult uued suhtlusviisid, nagu uued sotsiaalmeediavormid näiteks või tehnoloogiad, mis on seotud kas näiteks siis virtuaalse reaalsusega või siis augmented reality, mis on siis nii-öelda ristunud virtuaalsest ja reaalsest maailmast. Ja ka info levib üha kiiremini ja ette arvamatult potentsiaalsed uued võrgustikud, ka väärinfo oht muidugi kasvab. Haridus kindlasti saab olema sellest transiidist oluliselt mõjutatud, et surve traditsioonilistele meetoditele aina kasvab, esile kerkivad personaalsemad, tehnoloogiapõhised ja paindlikud õppevormid, nagu mikroõpe või näiteks AI õpetajad. Ja vajadus ka pidevalt kohaneda ja õppida uusi oskusi tehnoloogia kiire arengu tõttu siis kasvab. Ka transport ja logistika saavad olema muidugi mõjutatud, et siin erinevad autonoomsed sõidukid, kaubatroonid, uued liikumisvahendid, ka liikluskorraldus ja logistika muutuvad andmepõhisemaks ja intelligentsemaks. Ja kaubandus, loomulikult ei saa me ka sellest üle ega ümber, kindlasti uuendused kohalike ostude tellimisel, kättesaamisel, on need siis kiirtarned või automaatpoed, interaktiivsem ja andmepõhisem kliendisuhtlus ning turundus, et kindlasti kliendihaldus võib muutuda ka AI-põhiseks ja automaatseks. Ka meie mõtlemine võib muutuda kiiremaks, võib-olla ka uudishimulikumaks, aga ka kergemini hajuvaks loomulikult, sest infot on palju. Ja palju originaalseid, aga ka võib-olla vastuolulisi ideid ja teooriaid võib siin esile kerkida. Et kriitilise mõtlemise vajadus loomulikult kasvab. Et sellised mõtted võib-olla lühidalt ja igal juhul oli huvitav seda tagantjärele kuulata. Ma loodan, et ka teil on siin äratundmist ja loomulikult püsige ikka meiega, et üritame siin ikka kiigata ka tulevikutransiite ja mõelda ette, mis siis tulevik meile tuua võib. Suur tänu ja taas kohtumiseni!